time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to help, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not jalad nii täis olid viimased 500 meetrit, ma ei tea, kuidas ma liikus. Ma ikka panin kõva tempost 4. kilomeetrist kuni lõpuni. Kus sa ees ära läksid, mis kilomeetri peal? Ma ei mäleta, meid oli ikka neljane grupp koos. 5 kilomeetrit me joksime kõik koos. Siis mingi hetk ma läksin ette ja tekkis väike vahe Tiidrekuga. Ja see vahe püsis lõpuni. No see on tõesti hästi öeldud, et oleks veel olnud natukene 100 meetrit, oleks mees enam jõudnud. See tähendab kõike ennast andmist. Aitäh ja õnnitlused sulle! Aitäh sulle! Jaa, seda ma professionaalse sportsena väga hästi tean. Ja kogu aeg olen rääkinud, et noored tulevad peale, Leonid ja nüüd Kanal Ussar ja Morten. Selles mõttes meil Eestis on kindlasti. Täna tegime läbi aegade kõige tugevama, ma arvan, maantee 10, kus keskmine, esimese 4 keskmine oli väga kiire.
Cause I was on the dawn, and there ain't no way to let your body over.
Nii, ja tulemas siis Rafi Ahah! ja võtab siis siit kolmanda tulemuse. Tervime siin järjekordset poolmaratoonat, mis võtab lennadega. Rainer Rein on jõudnud üldarvestuse 4. siit poolmaratoni finišist. Ja Rain jõuab kõik siis finišist. Nii, ja 6. siis poolmaratoni finišist tervitame siin Rainer Reinut. Liikuradameid lõpetavad järjest need osalejad, kes on kõige rohkem tegutsenud liiktreenispäeva jõudnud Eestisse. Aga kõige rohkem lõpetajaid lõpuks võiti siia veel ja saame siis finišis vastu võtta Andri Piiga. Kaheksandana saame siis vastu võtta finišis. Hüppe ka! 14. poolmaratoni finiš Ivo Kjörkol. Mina ja 15. Suurjooksu Atla 10 kilomeetri kuninglik distants on saanud oma lahenduse. 2 paremat meest on siin minu kõrval, Leonid Latsepov ja Tiidrek Nurme. Reklaamisimegi sellist duelli välja, kuigi ka Karel Hussar ja Morten Siht olid ju mehed, kes oleksid võinud neid ohustada ja võitis lõpuks Leo ehk Leonid Latsepov. No Leonid, kuidas see jooksis sinu vaatevinklist oli, et nagu mainisid peale finišit, enam poleks jaksanud meetritki joosta? Jah, oli tugev jooks, mul on hea meel, et ma suutsin just täna pingutada, oma maksimumi anda, jooksin kiires tempos ja viimased meetrid tõesti läksid raskelt, aga see juhtus seepärast, et viimane kilomeeter oli juba nii kiire, et jõudu lõpuspurdiks ei olnud üldse, aga seda piisas, et võita. Kas sa tegid mingi taktika ka või lihtsalt jälgisid olukorda jooksu käigus? Pigem jälgisin olukorda jooksu käigus, jah. Et esimesed 3 kilomeetrit jooksin meeste taga, siis korraks tulin ette ja siis peale 5. kilomeetrit läksin juba pikalt. No kus kohas siis nagu tundsid, et võit on kindel?
ainult lõpus, Tirgel, ainult lõpus. Ei saanud öelda, et varem. No Tiidrek, kuidas sinu vaatevinklis tänane jooks oli? Et teine koht muidugi pole ilmselt see, mille järgi sa Raplasse tulid, aga vahel tuleb leppida sellega. Jaa, ma ei tea, mul on nagu teistsugune mälu jooksust, et minu meelest ma olin 7. kiltil veel ikkagi Leonidi päris selja taga, et see vahe oli tegelikult meil suhteliselt lõpuni, vahepeal tekkis pikem vahe ja siis jäi väiksemaks, aga see oli selge, et ma nägin, kui värsked oli ja selle arvelt ma kindlasti võib-olla olin ka nõrgem, et selge on see, et ei saa olla terve hooaeg iga kuu ja supervormis ja täna muidugi tahtsin ikka võita ja andsin oma parima ja see, kuidas see täna rahti rullus, oli näha. Ja see, et esimesed 3 olid kõik sellise tugeva aja sees, et ma arvan, et Eesti ajaloos maantee peal ei olegi sellist konkurentsi olnud, kus 3 meest oleks väga lähestikku olnud. Ja polnud ka 4. mees Morten siisti väga kaugel, et meie noor lootus, et Viljandis ju Tiidrek ainult 6 sekundiga teda võitsid, et kas nii-öelda natukene pelgasid ka, et noor lootus täna tagant tuleb ja... Eks igal ühel on oma lugu ja selge on see, et Morten on tudeng, õpilane ja tal viimased 4 päeva on olnud väga pingeline ja seega ma arvan, see põhjus, miks ta ei saanud hästi pingutada, aga see on ilmselgelt, et nii mina kui Leonid ja kõik teised peavad ikkagi tähelepanelikud olema, et see mees kindlasti hakkab tegusid tegema. Ja kiidame teda, sest oli näha, et ta tahab joosta, ta ise mitu korda läks ette ja tõstis tempot, aga natuke jäi tal puududele. No kuidas jääte Rapla jooksu korraldusega rahul, et naiste võitja Liis-Grete Arro alla 34 minuti jooksis, oli ülirahul, et kuidas teie seisukohast siin täna tundus ilm, rada, üldine korraldus? Me oleme ka rahul, ühtegi probleemset kohta mina ei näinud, kõik on hästi. Raplas ma ei ole kunagi halvasti jooksnud ja on selliseid võistlusi ja Rapla minu jaoks olnud selline positiivne koht ja Eesti rekordki sai siin kunagi joostud. Ja seega ilm, ma arvan, et paremat ilma kui täna ei ole siin minu ajal küll olnud, et tegelikult selleks, et kiiresti joosta, olid täna kõik tingimused loodud ja 10 kilti siin on kindlasti selle koha müüginumber. No väga hea, loodame siis, et Tiit Rahkemaa jätkab ka järgmisel aastal jooksu toetamist ja kas võtame järgmine aasta uuesti rekordirütsi ette, olete vormis? No vaatame, kuidas kalender välja näeb, aga me alati üritame. Ja, mis ei õnnestunud see uuesti, nii et kohtumiseni järgmisel aastal taas Raplas Atla 10 kilomeetri distantsil. This all or nothing way of loving, got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to help, just to know how it feels. It's easy to say. Raplas on Atla 10 kilomeetri distants jõudnud finišisse, parimad on selgunud, võitis Leonid Latsepov, aga üks mees minu kõrval jooksis ka täna, kes tavaliselt sõidab jalgrattaga, Tanel Kangert. No Tanel, kuidas sa siis jooksurajal hoopis sattusid? Suuresti jooksuarmastusest, 2 põhjust. See on number 1 muidugi ja teine nagu enamus meestel, et naine käskis. Seda me vaatasime, et olid sina protokollis ja oli kohe naine ka kõrval, nii et valvsa pilgu all, kes siis täna võitis? Sport võitis igal juhul. Et selles mõttes mina tulin puhtalt osalema ja viimane jooksuvõistlus oli mul 8 aastat tagasi. Pärnus jooksin samamoodi 10 kilomeetrit, see on mul põhidistants 2 korda elus jooksnud. See oli vist teine nüüd. Et lõbus distants, see oli täpselt paras minusugusele. Palju aeg oli? Lõks peale 40, aga eks ma esimesed 5 kilomeetrit võtsin väga rahulikult ja viimane 5 siis vaatasin, et kui põlv juba praegu õhku ei lennanud, siis äkki ei lendagi, siis panin juba oma tempoga. No väga tubli igal juhul. Kas on niimoodi, et rattameestele tegelikult väga joosta ei meeldi? Järjest rohkem meeldib, et see trend on nagu muutumas. Käiakse isegi tuuridel hommikul vaikselt jooksmas soojaks. Ma tean mehi, kes panevad siin maratoni 2.50, 2.40. Et see on järjest olulisem osa ratturitele ka. Kas plaanid näiteks kunagi täismaratoni ette võtta? Ei. Ma arvan, et see on võimatu, kui
kui ma sinu teed ei lähe ja uued liigesed ei kauple omale. väga hästi toimivad. No vot siis äkki. Jah, just. Aga korraldus, jääd rahule? Väga tore, hästi ladus ja selles mõttes, ega ma jooksuüritustel käinud ei ole ja täiesti stressivaba õhk, et vaatasin, pulss oli 56 stardijoone peal ja teistel oli siis samasugune rahu nagu minul, et päris mõnus. Väga hea, aga siis tänud Tanel ja kohtumiseni järgmine aasta taas Raplas usun.